Tere! Minu nimi on Inna Varbola. Olen Pahi õietilkade ja reiki terapeut, luuleraamatu emotsioonidega tunnetatud elu autor, blogija, aga ka apteeker. Põhjus, miks mina otsustasin liituda enesearengu laboriga, seisneb selles, et kõigepealt ma teadsin Kristinat juba varasematelt koolitustelt, tema koolitustelt, mis on olnud väga praktilised ja elumuutvad. Ja mul oli ka huvi teada saada, et mida ta seal laboris tegema hakkab ja mismoodi see hakkab välja nägema. Ja lisaks oli mul väike mõte ka see, mõtlesin, et tal võib-olla oleks ka vahva, kui mõni natuke tuttavam nägu esialgu ees on. Mis on olnud minu jaoks kõige kasulikum? Kahtlemata see, et selles laboris on olnud võimalus katsetada erinevaid tehnikaid. Ja kuna tehnikaid ju enesearenguks on väga palju või ka teraapiateks on väga palju, siis see labor pakub kindlasti väga head valikut. Me oleme teinud erinevaid tehnikaid, näiteks kasutanud metafoorkaarte, kasutanud tervendavat kirjutamist, me oleme teinud luuleteraapiat, me oleme teinud kollaaži ja me oleme teinud ka neurograafilist tööd, mis minu jaoks alguses tundus täiesti jabur ja ma ei saanud üldse pihta, mis asi see on, mida me teeme ja miks me teeme, aga töö edenedes, kui emotsioon muutus, kui järsku tuli selgus, siis ma täiesti vaimustusin sellest meetodist ja võin tõesti öelda, et see on ka vaieldamatult praegu üks minu lemmikuid, mis tundub tõesti selles mõttes alguses, kui seda teed, tundub nii kummaline ja arusaamatu ja ometigi annab nii ägedalt vastuseid otsa alateadvusest. Mis on minu jaoks muutunud? Ma olen väga nõus nende inimestega, kes ütlevad, et me inimestena oleme nagu sibulad, kes on kihiti. Ja need praktikumid annavad selle võimaluse, et me saame neid kihte endalt maha koorida. Ehk me saame minna järjest sügavamalt iseendasse sisse, ehk me saame liikuda järjest rohkem lähemale oma päris olemusele, kes me päriselt oleme. Ja kõik need praktikumid, mis me teeme, need aitavad meil näha meie piiravaid uskumusi, meie mustreid, käitumismustreid, arusaamasid ja läbi see teadlikkuse aitab ta luua meile muutusi, mida me päriselt oma ellu tahame. Need praktikumid on pakkunud ka võimalust suhelda erinevate inimestega, kes on minuga sarnase mõtteviisiga ja kes ka tahavad tegeleda enda enesearenguga ja tahavad inimestena kasvada. Läbi nende inimeste kommentaaride ma olen saanud avardada oma vaatenurkasid ja ma olen hakanud nägema suuremat pilti, laiemat pilti. Ja samas, kuna ka ma ise olen saanud päris palju seda sõna võtta ja jagada oma kogemusi, siis ma tunnen, et see on aidanud minul avarduda ja saada veel julgemaks ja veel enesekindlamaks. Et see on võtnud mult maha sellist valehäbi ja sellist hirmu ennast väljendada, hirmu esineda, mis iganes muud, mis sinna kõik sinna juurde haakuvad, et ma ei tea, kas see on okei. Et tegelikult on okei. Ja see on hea koht, kus seda kõike harjutada. Ja kas mul oli kahtlus, et liituda selle enesearengu laboriga? Ei, sellepärast, et enne kui ma millelegi ütlen jah, ma ütles, et võtan aega tunnetada, tulla peast, mõistusest ära südamesse ja tunnetada, kas asi minuga resoneerub. Ja kuna see resoneerus, siis see oligi väga kindel jah. Siis küsimus, et mis on enesearengu laboris teistmoodi võrreldes teiste enesearengule suunatud kogukondadega. Ma võiks öelda seda, et ta on väga spetsiifiliselt enesearengule suunatud just läbi teraapiate ja läbi erinevate praktikumide. Ja mis on ka kindlasti väga erinev on see, et siin ei ole mingeid loenguid, siin ei ole mingit kuiva teooriat, vaid need on 100% praktilised töötoad, mida on hea teha kohe jooksvalt kaasa või kui tõesti see võimalust ei ole, siis saab seda järgi ka teha iseseisvalt. Ja see on ka selline koht, kus me saame minna hästi sügavalt iseenda sisse,
tegeled oma alateadlike mõtetega, uskumustega ja see on juhendatud praktika ja see ruum on samal ajal hästi hoitud ja turvaline. Mida ma ütleksin siis neile, kes veel kahtlevad, siis kõigepealt ikkagi nagu ma endagi puhul tegin, et tule mõistusest ära südamesse, tunneta, kas see sind kõnetab, kas sa resoneerud sellega. Ja kui sul on mingeid hirme, et kuidas see saab olla või mismoodi saab see olla või kas ta on ikka piisavalt turvaline, siis jah, see on turvaline, sest kõik me oleme kaameraga sees, Kristina jälgib kõiki. Ja kui on mõnele inimesel mingi raskem teema või tõsisem teema ja ta läheb reaktsiooni, tuleb mingi väga tugev tunne või emotsioon, siis Kristina saab kohe jooksvalt aidata ja on ka võimalus, et peale seanssi saab eraldi vestelda. Et kedagi ei jäeta üksinda. Ja sellepärast ongi vaja, et me oleme kaameratega, et Kristina saaks meid jälgida, et tõesti, kui keegi vajab abi, siis seda abi saab talle anda. Ja ei pea kahtlema ka sellepärast, et kas või kes seal on kõik need inimesed, kes on teadlikult valinud iseendaga tegeleda ja meil tõesti on väga sarnased teemad ja kuna me ka seal omavahel jagame kogemusi ja oleme aeg-ajalt ka nendes suhtlusruumides, siis tõepoolest me oleme saanud sealt väga palju, ma usun enamist, mis on saanud mingil hetkel sellise aha-elamuse, et et kuule, minu grupis on sellel inimesel täpselt seesama teema, mis minul ja vaata, mis vaatenurk temal selle koha poolt on ja vaata, mis on minu vaatenurk ja siis saab mõnusalt selle vestluse käigus ka korrigeerida enda vaatenurki. Ja see on minu meelest väga äge. Nii et kindlasti, kui sa mõtled, et ei tea, kas ja kuidas, siis tule proovi, anna endale see võimalus. See on seda väärt. Kes võiks siis seda enesearengu laborit vajada? Ma arvan, kõik need inimesed, kes on huvitatud enesearengust, kes tahavad inimesena kasvada, eriti sobib see nendele, kes kipuvad olema väga oma peas, oma mõistuses ja ei suuda kuidagi sellest kuplist mööda minna, et sinna oma sügavate teemadeni jõuda, siis need tehnikad, mida Kristina kasutab, aitavad meil tõesti sellest kuplist välja tulla ja minna enda sisse hästi sügavalt. Ja see on väga suurepärane võimalus ja see kindlasti sobib ka nendele inimestele, kes mingil põhjusel kas ei saa või ei taha minna terapeudi juurde. Et siis nad saavad tegeleda iseenda teemadega ja kordan veelgi kord, et see on hästi juhendatud ja see ruum on hästi turvaline. Kuidas ma hindan enda tehtud investeeringut selle labori näol? Ma arvan, see on väga suurepärane investeering olnud, sellepärast, et see on aidanud mul inimesena kasvada, see on aidanud mul luua muutusi, see on aidanud mul näha veel mingeid mustreid, mingeid uskumusi, mida ma varem polnud märganud. See on andnud mulle kindlustunde, et ma liigun õiges suunas ja et mul ei olegi mitte midagi viga, et kõik ongi väga selles mõttes okei ja hästi. Ja loomulikult ma jällegi kordan seda mõtet, et see on odavam kui käia terapeudi juures, et tegelikult me saame väga palju iseennast aidata, kui meid pisut juhendada ja kui meil on selline toetav grupp, kellega koos asju läbi arutada. Nüüd Kristina kui koolitaja, kahtlemata oma ala professionaal ja inimene, kes teeb oma tööd suure kirega, südamega, hingega ja on täis pühendunud sellele, mida ta teeb. Ja lisaks on tal väga hea huumorimeel ja mis mulle endal isiklikult väga-väga meeldib, on see, et ta on ise ka väga-väga avatud. Ta väga julgelt jagab enda taipamisi, arusaamasid, oma aha-momente. Ta teeb meiega paljusid praktikaid kaasa paralleelselt ja kui sealt tulevad keset seda praktikumi mingi aha-elamist, ta kohe ka jagab seda meiega. Vau, et näed, ma polegi seda aspekti vaatenurka enne märganud. Vau, see on küll nagu äge. Et see, kuidas ta nii vahetult jagab oma enda kogemust, oma enda emotsiooni, et see mulle tõesti sellepärast väga meeldib, sellepärast, et ma olen juba ammu mõistnud seda, et kui me julgelt jagame
ja näitame välja seda, mis me päriselt oleme, päriselt tunneme, siis sellega me julgustame ka teisi enda ümber tegema sedasama. Ja ta on selles mõttes väga hea eeskuju meile kõigile. Ja ta on tähelepanelik ja ta tõesti oskab ka tõepoolest hoida seda ruumi turvalisena ja see on tema jaoks ka olnud väga tähtis aspekt, et kõik tunneksid ennast nende praktikumide ajal turvaliselt. Nii et siis selle pika jutu lühikokkuvõtteks võiksin tuua välja järgmised punktid, et miks siis ikkagi liituda enesearengu laboriga, sellepärast et see on väga hea investeering endasse, kuna see tõepoolest aitab sul jõuda kiiremini päris iseendani ja võtta neid sügavaid kihte maha, näha ära piiravaid uskumusi ja mustreid ja luua päriselt muutusi oma ellu. See on 100% praktiline ja turvaline. See on ka hästi huvitav, sellepärast et laboris tõepoolest kasutatakse erinevaid teraapia tehnikaid. Siis Kristina on oma ala proff ja tahaks öelda heas mõttes ka fanatt, kellest lausa kiirgub armastus selle vastu, mida ta teeb. Ja see labor pakub sulle väga toetavat keskkonda nende inimeste näol, kes seal osalevad. Ja kuna sul on ka seal võimalus jagada oma kogemusi, oma arusaamasi, taipamisi, siis see kindlasti kasvatab sinus enesekindlust ja avatust ja aitab sul olla päris ehedalt sina ise. Ja see on ka kindlasti taskukohase hinnaga ja kindlasti kordades soodsam, kui käia teraapiates terapeudi juures. Nii et oled väga-väga oodatud sellesse vahvasse enesearengu laborisse ja tule ja proovi ja anna endale võimalus kasvada koos meiega.